Ilusat kevadpäeva sulle, armas valgusolend, ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja täna me räägime ühest elutõdedest. See on üks elu niinimetatud vaikseid tõdesid, mis on sageli tähelepanuta jäetud, kuid samas sügavalt võimas. Nimelt, maailm, mida sa koged, ei ole kujundatud mitte sinu olude ega väliste olude, vaid sinu sisemise seisundi poolt. Ja loomulikult on siin mängus ka kollektiivne seisund, aga see kollektiivne seisund on moodustunud iga individuaalse inimese sisemise seisundi poolt. Seega, kui sa muudad oma mõtteviisi, kas või natukene, siis need samad probleemid, välised asjad võivad olla samad ja probleemid võivad olla samad, kuid sinu jaoks hakkavad need välised asjad või probleemid hoopis teistmoodi paistma. See, mis kunagi näiteks tundus üle jõu käib, muutub hallatavaks. See, mis kunagi võib-olla tundus sulle võimatu, hakkab võib-olla tunduma sulle hoopis väljakutsena, kui selle asemel, et tunduda ohuna või mingi hirmsa probleemina, mida sa ei ole võimeline lahendama. Seega on vaja muuta oma teadlikkust vaid, ehk siis oma vaatenurka ja vanad mustrid hakkavad purunema. Sest kui sa märkad, mis sind endast välja viib, mis sind kurnab või väsitab või ka see, mis sind käivitab mingil hetkel ja mis sinuga enam ei sobi, kui sa hakkad paljalt seda, kui sa hakkad märkama, hakkavad välised asjad juba muutuma. Aga kui sa keeldud neid asju märkamast ja nendega tegelemast, kui sa surud need nii-öelda enda alateadvusesse või peidad pea liiva alla nagu jaanalind, siis mitte midagi väliselt ei muutu. Ehk siis, kui sa tunned, et sinu elus mitte midagi ei ole muutunud, siis sa pead hakkama tegelema oma sisemaailmaga, seda nägema, seda märkama, seda tunnistama. Sest kui midagi on selgelt nähtav, selgelt sinu teadvuses, siis tegelikult kaotab see sinu üle võimu. Ehk siis väga lihtne on öelda, muuda oma energiat ja sinu keskkond reageerib vastavalt. Inimesed hakkavad reageerima erinevalt sinu ümber, kui sina muutud. Ja sulle üllatusena võib tulla ka see, et sulle tulevad võimalused ette nagu kandikul. Võib-olla seal, nende kohtade peal, kus sa ei arvanud kunagi, et see on võimalik, aga niipea, kui sa vaatad seda sellest vaatenurgast, et see on võimalik, ilmuvad need võimalused seal, kus kunagi oli võib-olla sinu sees vastupanu. Et kõik hakkab sinu seest. Mitte sellepärast, et maailm maagiliselt muutus, vaid sellepärast, et sina muutusid. Ja seda ma olen oma teraapiates, kaugteraapiates kogu aeg inimestele rääkinud ja väga palju aidanud selles mõttes, et inimestel näha neid asju, mis nende sees on. Sest tavapäraselt, kui inimene elab oma elu sellises mullis, ta ei näe seda nii-öelda neutraalsest seisukohast, ta näeb seda ainult läbi oma võib-olla valude, kannatuste ja nii edasi, kõige selle kogetu läbi ja võtab seda kui ainult ainsat reaalsust. Aga jah, nii-öelda see muutus peab algama seest poolt, see ei pruugi alata töökoha vahetusest, ma ei tea, elukoha vahetusest või inimeste vahetamisest enda ümber. See algab väga vaikselt mõtete, valikute ja piiride muutmisega. Ehk siis väga lihtne on öelda, aga raskem on, ma isiklikust kogemusest tean, raske on seda järgida ja raske on seda läbi viia, üksinda võib-olla ja sellepärast ma aitangi teraapiates, et paranda ja muuda oma sisemust
ja välimine järgneb sulle. Sest sisemine muutus on iga tõelise muutuse algus. Nii et ilusat päeva sulle ja kui sulle ei meeldi see maailm, kus sa elad, kui sulle ei meeldi see reaalsus, mida sa näed, siis muuda oma vaatenurka. Ilusat päeva.